Armsad sõbrad, tänane evangeelium toob meieni ühe Jeesuse imeteo või õigemini tunnustähe, nagu apostel Johannes oma evangeeliumis tavatseb neid nimetada. See on oluline, sest et Johannese evangeeliumis ära toodud imeteod on tõepoolest tunnustähed, mis on kirja pandud selleks, et need, kes nende kohta loevad, võiksid veenduda, võiksid tulla usule, et Jeesus on tõepoolest see, kelle ta ise ütles enda olevat ja kelle tema apostlid kuulutavad ta olevat, et ta on Jumala poeg, kes on saanud inimeseks selleks, et mitte keegi ei peaks hukkuma, vaid et kõigil, kes temasse usuvad ja ta vastu võtavad, võiks olla Jumala laste igavene elu. Apostel Johannes ütleb oma evangeeliumi lõpul seda, milleks ta on need asjad kirja pannud ise nõnda. Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud. Aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Niisiis, kõik, mis Johannese evangeeliumis seisab, on pandud kirja selleks, et me usuksime, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et meil uskudes oleks elu tema nimes. Pidagem seda meeles, kui me nüüd kuuleme meie tänast evangeeliumi, seda lugu tunnustähest või imeteost, mida on võimalik lugeda Johannese evangeeliumi 4. peatüki lõpust. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella 1 ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus, samuti kogu ta pere. Meie kiriku kalendris evangeeliumi lugemine lõpeb selle koha peal, aga ma lisan siia veel järgneva salmi, mis võtab selle kõik kokku. Nimelt ütleb evangelist Johannes, selle teise tunnustähe tegi Jeesus pärast Juudamaalt Galileasse tulekut. Niisiis oli Jeesus tulnud tagasi Juudamaalt, ta oli käinud Jeruusalemmas, ta oli puhastanud Jeruusalemma templi, seal kaubitsejatest, ta oli ka öelnud juutidele, kes teda sellepärast sõitlesid, et kiskuge see tempel maha ja ma ehitan ta üles 3 päevaga. Sellega viitas Jeesus oma surmale ja 3. päeval ülestõusmisele. Jeesus oli vestelnud juutide ülemate hulka kuuluva Nikodeemosega, öelnud talle väga palju väga olulisi asju, kõige olulisemana, et keegi, kes ei sünni ülevalt, kes ei sünni uuesti veest ja vaimust, ei või minna Jumala riiki. Jeesus oli ka kinnitanud seda, et isa ei ole teda läkitanud siia maailma mitte maailma üle kohut mõistma,
vaid selleks, et maailm võiks tema läbi saada päästetud, et nagu ma juba ennist ütlesin, keegi ei hukkuks, vaid et kõigil, kes temasse usuvad, oleks igavene elu ja nad võiksid saada Jumala lasteks. Pärast seda oli Jeesus teele asudes läinud läbi Samaaria ja kohtunud seal ühe kaevu ääres naisega, kellega ta samuti pikalt vestles, kes oli oma eluga üsna puntras, aga kellele Jeesus andis lootust, andis ka usu ja mitte ainult sellele naisele, vaid ka kõigile teistele inimestele, kes elasid selle naisega ühes külas. Jeesus kõneles selle naisega kaevul, nagu öeldud, või allikal ja ta kasutas seda kohta selleks, et viidata sümboolselt sellele, milleks ta on tulnud. Ta on tulnud selleks, et anda inimestele tõelist elu vett, et ükski, kes sellest allikast, milleks on tema ise, joob, ei januneks enam iialgi, vaid vastupidi, et temast endast pulbitseksid pärast seda elava vee allikad. Seda kõike oli Jeesus teinud ja nüüd tuleb ta tagasi Galileasse. Ta tuleb küll, võiksime öelda, teatava kõhklusega, sest et ta ise ütleb, et ükski prohvet ei ole kuulus oma kodumaal, aga evangelist Johannes märgib, et galilealased võtsid Jeesuse siiski üsna sõbralikult vastu, nii sellepärast, et nad olid kuulnud imetegudest või tunnustähtedest, mida ta oli teinud Jeruusalemmas, kui küllap ka sellepärast, et nad olid kuulnud nendestki imetegudest või tunnustähtedest, mida ta oli teinud varem Galileas, sealsamas Kaanaski, kus ta oli ühes pulmas viibides vee veiniks teinud, et pulmarahvas häbisse ei jääks. Niisiis, nüüd on Jeesus seal Kaanas tagasi ja meile öeldakse, et tema juurde tuleb üks kuninga ametimees. Me ei tea täpselt, kes see mees oli. Vanemates eestikeelsetes tõlgetes öeldakse kuningamees. See sõna, mida kreeka keeles kasutatakse, viitab kas kuninga õukondlasele või tõepoolest mingile kuninglikule ametnikule. See võib viidata ka kuninglikust soost isikule, aga tõenäoliselt oli siiski tegemist mingisuguse ametikandjaga. Tundub, et see ametikandja elas oma perega Kapernaumas ja nüüd on ta kuulnud, et Jeesus on tagasi ja ta läheb ning otsib Jeesuse seal Kaanas üles. Kapernaumast Kaanasse on umbes 40 kilomeetrit, nii et see ei ole mitte niisama kõrvaltänavasse minemine. Küllap ta oli Jeesusest kuulnud ja tal pidi olema mingisugune usk Jeesusesse, usk tema võimesse teha terveks, teha imesid. Kui tal seda usku ei oleks olnud, siis ei oleks ta seda teekonda ette võtnud. Ta läks ja palus, et Jeesus tuleks Kapernauma ja teeks tema poja terveks, sest poeg on suremas. Seegi näitab tema usku Jeesusesse või Jeesuse võimesse terveks teha, kuna tegemist on tõesti raske haigusega. Teisalt näitab see kindlasti ka selle isa meeleheite suurust. Ta on valmis haarama kinni viimasestki õlekõrrest. Me ei tea ju, kuidas ta tegelikult Jeesusesse suhtus. Ja kui me loeme, mida Jeesus talle ütles, siis me näeme, et kindlasti see, mida ma nimetasin tema mõnesuguseks või teatavaks usuks Jeesusesse või Jeesuse võimesse teha haigeid terveks, teha imesid, see ei olnud kindlasti mingi täiuslik usk, mingi selline usk, mille Jeesus saaks heaks kiita. See ei olnud mitte see usk, mida Jumal ootab inimestelt, kes usuvad Jeesusesse, ta vastu võtavad ja seeläbi igavese elu pärivad. Jeesus ütles sellele ametimehele, te usute mind ainult siis, kui te näete tunnustähti ja imetegusid. Tegelikult, kui me tõlgiksime kreeka keelest otse sõnasõnaliselt, siis oleks Jeesuse lause selline,
kui te ei näeks tunnustähti ja imesid, ei te siis usuks mitte. Nii et see on selline väga selgelt, rõhutatult inimeste uskmatuse, sisulise uskmatuse esile toomine, sellise uskmatuse esile toomine, mis justkui varjab ennast teatava usu kattevarju alla. Nad usuvad, nii nagu see mees uskus sellesse, et Jeesus võib teha mingeid suuri tegusid, nii nagu inimesed ikka usuvad vahetevahel imetegijatesse, imetohtritesse, tervendajatesse, selgelt nägijatesse või mõnedesse inimestesse, kes justkui kuulutavad ette isegi Jumala sõnale toetudes tulevikku, aga tegelikult on pigem ise hakanud prohvetid. Inimesed ikka usuvad selliseid asju, aga kui me usume midagi sellist ja ainult seda Jeesuse puhul, siis meil tegelikult ei ole, nagu öeldud, seda usku, mida Jumal ootab neilt, kes Jeesuse läbi päästetud õndsaks saavad. Sellel kuninga ametimehel ei olnud õndsaks tegevat usku. Tal oli usk, et Jeesus suudab midagi teha, aga tal ei olnud usku sellesse, kes Jeesus tegelikult on. Ja see tuli välja just nimelt sellest, et ta palus, et Jeesus tuleks sinna tema koju, tema kotta ja seal midagi teeks. Et ta tuleks kohale ja teostaks mingisuguse raviriituse. Võib-olla ka palve läbi, võib-olla ka Jumala poole hüüdes ja Jumalale toetudes, aga ikkagi ainult inimesena, kellel on teatavad erilised võimed. Võiksime öelda, et see kuninga ametimees meenutab siin mõnes mõttes Süüria väepealiku Naamanit, kellest räägitakse Vanas Testamendis, kes oli ise raskelt haige, tal oli pidalitõbi ja tema tuli siis Juudamaale või Iisraeli maale prohveti juurde ja ootas, et prohvet tuleks oma kojast välja ja viipaks taeva poole ja hüüaks Jumalat appi ja teeks midagi vägevat. Aga prohvet saatis tema juurde oma sulase ja ütles, Naaman, mine ja kasta ennast 7 korda Jordani vette. Muidugi ei ole usk ühessegi prohvetisse võrreldav usuga Jeesusesse, aga võiksime öelda, et selle kuninga ametimehe usk Jeesusesse oli enam-vähem samasugune, nagu oli Naamani usk sellesse Iisraeli prohvetisse, kelle juurde ta oli läkitatud. Kui me võrdleme seda kuninga ametimehe usku ja tema käitumist ühe teise sarnases olukorras olnud mehega, nimelt samuti Kapernaumas elanud või asunud Rooma väepealikuga, kes samuti saatis Jeesuse juurde selleks, et tema sulane võiks terveks saada. Aga kui Jeesus ütles talle, või tema läkitatutele, et ma tulen ja teen ta terveks, siis see väepealik ütles, ei, ma ei ole seda väärt, et sina tuled minu kotta, ütle vaid üksainus sõna, mu sulane saab terveks ja siis ta räägib sellest, kuidas tal endal väejuhina, väepealikuna on meelevald ja ta näitab sellega, et ta usub, et Jeesusel on meelevald. Jeesus ei ole mitte lihtsalt see, kes kuidagi nagu meediumina vahendab mingeid erilisi vägesid, mis võiksid selle sulase või selle poja terveks teha, vaid Jeesusel endal on see meelevald. Jeesus ise on see, kes teeb terveks, kelles on see tervendav ja elustav ja elu andev vägi, sest et ta on ju inimeseks saanud Jumal. Ta on Jumal ise lihas meie inimeste keskel. Ja seda ei osanud see kuninga ametimees kindlasti mitte uskuda.
Nii et tema usk, niivõrd kuivõrd me võime seda usuks Jeesusesse nimetada, oli äärmiselt ebatäiuslik ja piirdus eeskätt usuga sellesse, et Jeesus võib midagi teha, võib teha imesid. Ja sellepärast Jeesus ütlebki talle nii, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Aga ametimehe kiituseks tuleb öelda, et ta ei jäta, sest tema mure tema poja pärast on niivõrd suur, et ta isegi ei solvu selle peale, mida Jeesus talle siin ütleb. Ja sellega, olgu tema usk kui tahes ebatäiuslik, on ta meile ikkagi eeskujuks. Ta jätkab palumist, ta jätkab anumist, ta ütleb, issand, tule alla enne, kui mu laps sureb. Aga paraku ta ikka veel ei mõista. Ta palub ikka seda sama, et Jeesus tuleks, sest et ta usub, et ainult siis, kui Jeesus tuleb kohale, saab ta midagi teha. Ja nüüd Jeesus näitab talle, kuidas asjad tegelikult on. Ta ütleb, mine, sinu poeg elab. Ja nüüd sünnib midagi imelist. Meile öeldakse, ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Lihtsalt uskus ja läks. Midagi seal toimus. See oli kindlasti Jeesusest endast õhkuv jumalik autoriteet, mis seda meest mõjutas, aga see ei olnud ainult väline, vaid võiksime öelda, et selle kuninga ametimehe enda sees toimus midagi. Toimus tegelikult vaimulikult seesama, mis sündis sel hetkel tema haige pojaga. Ta sai terveks. Ta sai terveks oma vaimulikust pimedusest, võiksime öelda. Oma uskmatusest, mis oli küll varjatud teatava usu kattevarju alla, aga siiski uskmatus. Ta uskus Jeesuse sõna ja läks selle peale. See tähendab, et nüüd pani ta kogu oma lootuse Jeesusele endale. Mitte sellele, mida ta võiks näha, mida Jeesus võiks seal tema haige poja juures teha, vaid Jeesusele endale. Jeesus ütles, järelikult see nii on. Järelikult tal on meelevald seda teha, mida ta ütles. Ja siin on just huvitav see, et Jeesus ei ütle, et su poeg saab terveks või on nüüd jälle terve, vaid ta ütleb, et ta elab. Ta elab, sest et Jeesus on elu andja, ta on elu allikas, ta on elu ise, sest et ta on inimeseks saanud Jumal. Temas on kõik elu ja olemise rikkused. Ja see mees läks, sest et ka tema oli saanud nüüd tõeliselt elavaks. Ta läks, aga kui ta oli alles teel, siis tulid ta sulased talle vastu ja ütlesid talle, et laps elab. Ja kui ta nüüd küsib, millal see sündis, millal lapsel hakkas kergem, siis ta sai teada, et see sündis just nimelt sellel hetkel, kui Jeesus oli talle need sõnad öelnud. Su poeg elab, su laps elab, mine. See kinnitas veel kord, et see oli tõepoolest just nimelt Jeesus, kes oma meelevallaga selle poisi terveks tegi. Aga siin on veel midagi, mis on minu meelest hästi huvitav. Kui ma ennist ütlesin, et Jeesus oli käinud Jeruusalemmas ja puhastanud templi ja öelnud juutidele, et lammutage see tempel ja ma ehitan ta uuesti 3 päevaga, viidates nõnda oma surmale ja surnuist ülestõusmisele, siis siin selles loos on ka nagu need 3 päeva kuidagi peidus. Nad ei tule otseselt välja, aga nad on täiesti olemas. Sest et mõtleme, see hetk, mil Jeesus ütleb isale, su poeg elab, mine koju, ta läheb ja järgmisel päeval ta kohtab oma sulaseid, kes on talle vastu tulnud. See tähendab, et kui ta nüüd edasi kodu poole läks, siis ka tema jõudis koju 3. päeval. Ta jõudis koju 3. päeval ja leidis sealt eest oma elava poja. Ma ei tea, kas evangelist Johannes mõtles selle peale, kui ta need asjad kirja pani. Ma arvan, et ta mõtles, sest et Johannese evangeeliumis on kõik väga läbi mõeldud ja komponeeritud
Ja nagu ma juba ennist lugesin, ta ei ole pannud kirja midagi, mida ta ei oleks pidanud vajalikuks selleks, et me võiksime uskuda, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg ja et meil uskudes oleks elu tema nimes. Nüüd on siis jälle 3. päev. See isa leiab oma poja elavana. Küllap siin on ikkagi selline varjatud vihje Jeesuse ülestõusmisele 3. päeval, mitte Jeesuse enda pärast niivõrd, kuivõrd selle esile toomiseks, selle kinnitamiseks, milleks Jeesus on tulnud, milleks ta on surnud ja 3. päeval surnuist üles tõusnud. Selleks, et meil oleks elu. Mina elan ja ka teie peate elama. Need on Jeesuse enda sõnad. Jeesus ei kinkinud elu mitte ainult sellele haigele kuninga ametimehe pojale, vaid ta kinkis uue ja igavese elu sellele kuninga ametimehele endale. Selle elavaks tegeva, päästva, õndsaks tegeva usu kaudu, mille ta tema südamesse valas. Ja mitte ainult tema, vaid kogu tema perekonna südametesse, nii nagu me kuulsime, et ta uskus samuti kogu ta pere. See on veelgi suurem ime kui selle poisi terveks tegemine. See on veelgi suurem kingitus. Jumal kinkis, Jeesus kinkis sellele perele, sellele isale, küllap ka sellele terveks saanud pojale ja kõigile teistele tema kojas uue elu, tõelise elu, õndsaks tegeva, päästva usu. Nad olid kutsutud sellest hetkest peale nende hulka, kes ei pea kartma hukatust, vaid kellel on igavene elu ja kes Jeesust vastu võttes ja temasse uskudes saavad meelevalla saada Jumala enda lasteks. Ka meie oleme kutsutud selleks samaks. Ka meile on Jumal oma poja läbi tõotanud uue ja igavese elu. Ka meie südametesse tahab ta oma püha vaimu läbi valada ja kui ta on seda juba teinud, siis meie südametes kinnitada seda elavaks tegevat, päästvat ja õndsust toovat usku, mis lubab meil olla rõõmsad, mis lubab meil minna edasi teadmisega, et me näeme teda kord palgest palgesse ja siis ei ole enam mingeid hirme, siis ei ole enam mingeid muresid, mingit lootusetust, meeleheidet, nii nagu oli sellel kuninga ametimehel, kui ta tuli Jeesuse juurde. Mõtleme selle peale, milline tohutu muutus. Ta tuli Jeesuse juurde, ta oli murest murtud, meeleheitest maatasa tehtud. Ja nüüd läheb ta läheb tagasi usu ja lootusega, aga püüame ette kujutada, milline oli see viimane teekonna osa. See viimane päev teel. Ma usun, et see läks palju kiiremini kui see esimene osa, sest et nüüd ta teadis, et tema poeg elab, et ta poeg on terve, ta tõttas tema juurde, milline tohutu rõõm. See rõõm on pildiks sellest, mida Jumal tahab meile kinkida. Ja kui me käime oma teed siin elus, loodetavasti mitte üksinda, vaid koos paljude kaaslastega, siis üksteist toetades, üksteist julgustades me võime ka minna usu, lootuse ja rõõmuga oma igavese eesmärgi poole. Sest me teame, et Jumal on läkitanud oma poja. Me teame, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et meil on elu tema nimes. Johannes lõpetab selle lõigu sõnadega: selle teise tunnustähe tegi Jeesus pärast Juudamaalt Galileasse tulekut. Johannes kirjeldab oma evangeeliumis 7 tunnustähte. Me teame, et 7 on ka selline sümboolne arv, täiuslik arv. Jeesus on tulnud selleks, et teha Jumala töö täiuslikuks, et viia see lõpule. Viia see lõpule oma kannatuste, oma surma
ja oma ülestõusmisega. Selleks, et mitte keegi meist ei hukkuks, vaid et meil võiks olla igavene elu tema nimes.